Head sõbrad, mul on au teid tervitada festival Prima Vista poolt ning me 9. mail alustame Lotmani päevaga ning selle käigus toimub esimese sündmusena sellel päeval ekskursioon Lotmani kohti mööda, sest selles ülikoolis töötas ta ju rohkem kui 40 aastat. Lotman on ilmselt kõige tuntum tartlane üldse maailmas. Tema uurimused vene kirjandusest, semiootikast, kultuuriloost, see on terve omaette maailm. Aga täna me jätame selle maailma teadusliku pärandi kõrvale ja räägime Lotmani olmekäitumisest. Olmekäitumisest sellepärast, et ta ise uuris olmekäitumise poeetikat. Mis puudutab Lotmani kohti, siis võiks öelda, et need on Lotmani perekohad ja veelgi enam need on Lotmani kogukonna kohad, sest kogu seda nende kodust elu saatis terve hulk inimesi, kes elasid seal umbes nagu võõraste majas, isegi hommikusöögid, lõunasöögid, õhtusöögid käisid asja juurde, kui olid külas näiteks teadlased Moskvast või Leningradist. Aga Lotmani kohad, neid on, kui me räägime vähemalt Eestistki, kümnete kaupa. Need on näiteks aadressid Tartus, siis konkreetsed kohad, kus nad elasid, aga neil olid ju ka suvilad Kolkjal, Valgemetsas ja nii edasi. Et see on suur maailm, millest on hästi palju juba kirjutatud, aga muidugi see teema ei ole kaugeltki ammendatud ja sellega tegeletakse. Edasi on ju kaasaegsete mälestused, samuti isiklike dokumentide, kirjade, publikatsioonid, uurimused, näitused ja nii edasi ja nii edasi. Aga täna on meie ülesandeks selline väikene jalutuskäik ja seda võib-olla jalutuskäiku saadab selline mõte, mida ma ei tsiteeri, vaid refereerin, et Lotmanil ikkagi meeldis kõige rohkem Tartu. Ja miks pärast? Sellepärast, et see on tudengite linn, kes siis talle kõige rohkem meeldisid. Ja ütlen siis veel kord nii palju, et me alustame oma jalutuskäiku siit ülikooli peahoone eest 9. mail kell 11. Tere tulemast!